Siuke asi nagu kaerapiim pole kunagi olnud mingi teemagi, nüüd on niimoodi, et nagu igalt poolt sul küsitakse, kas sa tahad tavalise piimaga või selle piimaga. No võtta mandlijook, palju sul mandleid on? 2%, mis ülejäänud on? Kraanivesi, paksendajad, maitse tugevdajad, jama ühesõnaga. Ja samuti ju kaerapiim ka, ega see kaer, kui seda kasvatatakse pestitsiite täis, kas sa arvad, need kaovad kuskile piima tehes, ei kao, sa jood need sisse endale koos selle piimaga? Lehma toorpiima. Seega, mul on laktoositalumatus, ma ei saa piima juua. Toorpiima oled proovinud oma organismi, oma soolestikku, oled proovinud tervendada? Ei ole. Kas laktoositalumatus on täiesti välja mõeldud haigus? Ma ütleks, et välja mõeldud haigus, vaid pigem lihtsalt, kui sa tervendad oma soolestikku ära ja kui sa tarbid näiteks toorpiimatooteid, siis sul ei ole mingit laktoositalumatust tegelikult. Sest mis on pastoriseeritud piimad poes, kõik mis müüakse. See on lihtsalt õiged ained seest välja kuumutatud, mis aitaksid sul seda piima seedida. Ja toorpiima siis... Ma võin sul näite tuua. Mul oma mees näiteks täiesti laktoositalumatu, ei saa piima juua ega midagi. Nüüd, kui mul see ärkamise aeg oli, hakkasin koju toorpiima ostma ja kuid läks mööda, õhtuti joob seal piima ja siis nüüd just alles hiljuti üks päev. Kuule, mis värk nende poepiimadega on, et enne ma ei saanud üldse piima juua, miks ma praegu saan, et neid asi ei ole poepiimas, see on toorpiimas. Et sa lihtsalt saadki toorpiima seetida, see ei ole mingi laktoositalumatu. Ja mul on endalgi olnud nii-öelda siis laktoositalumatus kunagi või tegelikult iga eestlane, keda ma tean, kes on Soome kolinud, tekib mõne kuuga laktoositalumatus sealsest piimast. Lihtsalt ei kannata juua enam seda piima. Mis nad panevad sinna piima siis? Ma ei ole tehastes käinud, seda ma sulle öelda ei oska, aga väidetavalt siis neid puhastatakse Soomes isegi veel rohkem kui Eestis ja seal on nagu... No võidakse lisada midagi, oleneb muidugi firmast ka, aga üldiselt kui juba seda piima kuumutada, siis kõik bakterid, probiootikumid ja sealt kõik seal sees kaovad. Ja samuti nüüd tulin Eesti tagasi, joon normaalselt piima, et mingit probleemi enam ei ole. Ja nii palju, kui ma olen kuulnud ka kõik inimesed, siis, kes on läinud toorpiima peale, mingit probleemi ei ole. No ja see jutt, et toorpiim on nii kahjulik, siis võib isegi PubMedi lahti võtta, panna otsingusse ja lugeda lihtsalt teadusuuringuid selle kohta, kui kasulik toorpiim tegelikult on. Et see, et seal mingi haigustekitajad ja asjad. Muidugi olen, kus su piim tuleb on ja mis farmist, mis nendele loomadele söödetakse, mis keskkonnas nad elavad. Kas see on mahe või mitte, et see ka ikkagi oleneb. No sellist asjadega ongi põhipoint võib-olla, ma saan aru, mida nagu siuke loogiline inimene, kes nagu ei ründa teid otseselt, vaid ta seabki nagu kahtlus alla kõik, mis teie ütlete ka, et siis ongi vaata see, nagu see on see huvitav järelduse koht, et ütleme, kui ma toon näite, et sinu mees on ju nagu põhimõtteliselt võib normaalselt seda toorpiima juua, aga kunagi oli laktoositalumatu, et siis sellest ei saa nagu järeldust teha, et nagu kõik inimesed võiks on ju niimoodi käituda, sest kõik on erinevad. Võidakse teha oma uurimist ja sa leiad väga palju inimesi, kes samamoodi väidavad, et ma olin laktoositalumatu, aga näed, toorpiima saan juua. Et kindlasti ei tohi oma uurimist teha läbi Google'i, on teised platvormid ja kohad, aga siin on nüüd üks inimene ka, mul ei tule ta nimi meelde, keda me alles kuulasime, uurisime ja ta ütles, et kui sul on laktoositalumatus, siis tegelikult sul on ensüümide puudus kehas. No just täpselt, et kui sa jood seda kuumutatud piima, siis sealt ongi need õiged ensüümid välja kuumutatud, mida sul on vaja, et piima seedida. Ja see jutt, et inimesed on ainsad olendid siin, kes nagu täiskasvanu eas piima joovad teiselt loomalt, on ju. Pane kanadele, pane kassile, pane koerale piim ette, joob nagu nalja. Eesti esu.